Minu tänane vestluskaaslane on ei keegi muu kui legendaarne Meelis Pastak ja ma mõtlesin, et ma olen siin klubis vist ilmselt olnud kõige kauem, aga ikkagi Meelis on minust kauem olnud, et Meelis paari sõnaga, mis aastal sa tulid ja kuidas sa üldse Tartu korvpalli juurde sattusid? No jah, sellest kokku sai 15 aastat ja 4 kuud, et kui nüüd maha lahutada, mis ta teeb siis 2002, eks jah, 2002 äkki suvel, jah. Kuidas sa sattusid, mismoodi see tee selle meeskonna juurde võimalikuks sai? See oli tegelikult võib-olla mõnes mõttes isegi üsna juhuslik. Tollel hetkel oli Meelis Jukk spordiklubi juhatuse liige ja sattusime tänaval vastakuti. Ja küsis, kuidas läheb, ja tuli jutuks teemaks ja just kuule, me otsime siin ühte meest, kes võiks nagu tegeleda sellise asjaga. Kogemus mul puudus, aga mõtlesin, miks mitte proovida siis. Nii lihtne oligi. See oli just see aeg, kui Delta oli 2 korda tulnud meistriks ja siis tuli juba vaikselt rock peale, et kui palju sa üldse teadsid korvpallist, kui palju sa teadsid manageerimisest, milline sinu töö peab olema, et see oli ikkagi suur selline iseõppimine? Jaa, see oligi iseõppimine. Manageerimist on mitte midagi. Võib-olla mingi nina asjade peale ja suhtlemist on ka pisut olnud, aga manageerimist ei olnud midagi. Ja eks ma Rockile, ütleme siis korvpallimeeskonnale elasin muidugi kaasa, aga üleüldiselt korvpalli ma ikka jälgisin tollel ajal. No mis sinu ülesanded algusaegadel olid ja võrreldes siis võib-olla nagu tippaegadega, et on see nagu aastatega muutunud, et või laias laastus see manageeri töö on ikka nagu nii nagu igal hooajal? Ei, ta on väga oluliselt isegi muutunud, et päris algusaegadel tuli nagu pead kõike teha. Sõna otsus mõttes, et päris mitte küll piletimüüki, aga sellega seonduvaid asju küll ja kõik võimalikud tellimused, organiseerimised ja nii edasi, kogu see saali teema aga viimastel aastatel on selles mõttes see organisatsioon saanud kindlasti tugevamaks ja laienenud ja siin on inimesi tööle tulnud, kellel on igal ühel oma vastutusala ja sellest lähtuvalt kindlasti on oluliselt lihtsam tegeleda siis konkreetselt ainult korvpallimeeskonnaga või ütleme siis selle poolega, mis puudutab ka noori. No selles uues tõusus, mis siis nii-öelda Rockil olema sai, on ka sinul päris suur osa, et võib-olla sa meenuta, et tegelikult see nii-öelda suure mängu aeg hakkas sellega, kui te saite Müürsepa siia Tartusse meelitada, et meenuta võib-olla seda aega ka, et kuidas see nii-öelda kõik võimalikuks sai? No see on jälle selline pikk protsess tegelikult. Martiniga sai suhtlema hakatud ju hoopis varem ja sinna samba suhtlusesse läks ka Gert Kullamäe, et aasta jagu varem, kuna ma hakkasin teda juba tüütama selle teemaga, eriti pean silmas küll Müürsepa Martinit. Ma mäletan, et meil oli üks FIBA mäng Moskvas Tõnu Lusti käe all ja me jätsime isegi õhtuse treeningu ära, et minna vaatama Euroliiga mängu, ma arvan, et kaasajales elama ei tuleks niivõrd kõne all, aga iseenesest tal oli väga mõjukas tulem, ma arvan, sest et kaasas oli ka särk, kus oli Tartu all ja Müürsepp üleval ja konkreetselt kinkisime talle selle särgi seal, ma ei tea, kui palju see nüüd mõju avaldas, aga iseenesest selline fakt on olemas ja suhtlesime väga aktiivselt teemadele, et kuidas siis jõuda Tartusse. Ja Martin Aaras, seal on palju tegelikult nüansse, millest tingituna lõpuks see tulem selline oli ja siin on kindlasti suur tänu tolleaegsele rektorile Peep Aaviksole ja kindlasti Riho Illakule, kes ilma kelleta ei oleks need asjad võimalikud olnud. Tegelikult Müürsepp tegigi ukse lahti, et see kõik avaski võimaluse, et Tartu üldse nii kõrgel tasemel hiljem mängis. Jaa, eelarvine hüppe oli sellest tingitud juba, aga kuna minu ülevalpool olevad isikud, ehk siis minu juhid olid sellega päri, siis see saigi reaalsuseks, jah. Sealt alates hakkas see eelarve kasvama. No meenuta võib-olla mingisuguseid mängijaid, kui siin võib-olla Tanoka, Baird ja Martin Müürsepp välja jätta, et kas tuleb mõni selline nimi meelde, kelle üle sul oli eriti hea meel, et ta siia Tartusse tuli või kes sai ka tänu Tartule nii-öelda sellise korraliku hüppelaua, et mängida hiljem ja oma karjääri nii-öelda suuremas kohas üles ehitada? Neid siin ikka on tegelikult, võtame need grusiinid, eks ole, kes Puurisi püsi Sinsaatse ja Georgi Sinsaatse ja Viktor Zanikitse. Vaata, et Viktor oli veel, kuidas ma ütlen, veel huvitavam leid, sest ta oli tegelikult San Antonio poolt ära valitud ja tal oleks kindlasti olnud veel perspektiivikam või suurem tulevik, aga see teatud vigastus ikkagi pärsisid tema võimalusi. Ja tuleb meelde kohe muidugi Kasvart, kes ka
läks meist küll Hispaania teise, aga sealt tegi kohe hüppe esimesse ehk siis meistrisarja ja ei toimetanud üldse halvasti. Aga jällegi vigastuste teema ja paraku tema karjäär ka lõppes suhteliselt kiiresti. Et neid momente on, aga selliseid Euroopa keskmisel tasemel poisse on meil siin läbi käinud küll ja küll, et kes on pärast meid ka toimetanud päris hästi. No kui sa nüüd meenutad mõnda mängu või mõnda turniiri, et mis sulle sellest 15 aastast kõige eredamalt meelde jääb, on mõni mäng, situatsioon, vise, vile, mida iganes? Viledest oleks võinud rääkida aasta algus, või hooaja, mitte vabandust, minu enda algusaastatel oi kui palju, sest ma põlesin nagu säraküünal, ma ei saa magada, ma ei saa mõnda mängu enam pärast isegi vaadata, kuigi nüüd on rahumajas ja ma vaatan täna nendele protsessidele hoopis teistmoodi otsa, aga viimased aastad ma vaatasin ka viledele tegelikult juba rahulikult otsa, kuigi ega ma ei püsi ka puuris, nagu öeldakse. Aga mis meenub, kindlasti see esimene meistritiitel, aga Tanoka vise on muidugi see on selline, mida oled ikka mõned korrad veel vaadanud ja oli emotsionaalne küll, aga tulevad muidugi meelde mõned sellised huvitavad nüansid, et kui me mängisime 24. aastal äkki Paavo Russaku juhendamisel, siis oli Saku Suur 2004-2005 hooajal, siis oli Saku Suurel täiesti täis. Et see on ka midagi sellist, mida enam ei meenu, et oleks sellist, vaatamata isegi tasemele, sellist melu ja rahva kaasa elamist olnud. See oli võimas ja ma usun, et seda kõike on võimalik teha ka Tartus, et kui saaks selle areena Tartu ükskord püsti, see 5000 inimest saali, no mina usun, seal on olemas võtmed, kuidas seda saavutada. Miks sa, Meelis, just nüüd lahkusid, et mis on selle põhjuseks? On mingisugune ring täis saanud, on võib-olla sul endal vähem motivatsiooni, sest klubi võib-olla ei mängi enam sellisel levelil, et paljud küsivad, et mis need põhjused on, mis sa enda peas oled välja mõelnud nendeks? Seal on need tegurid tegelikult juba nii palju. See 15 aastat ise loob selle aluse, et need tegurid tekivad. Ja selge see, et nii üks kui teine moment, ma pean silmas ka seda, et kas me mängime FIBA-sarja või ei mängi. Mul on hea meel, et me selle otsuse tegime, et me mängisime osalemise sarjas, vaatamata sellele, et see meeskond täna ei ole nii läbilöögi võimeline ja nii edasi. Aga eks ma lootsin muidugi, et uue treeneriga või kuidas ma ütlen, et kas ma lootsin, aga oli eeldus, et jälle üht-teist nagu muutub, aga tegelikult ma tabasin mingil hetkel, et see ring on ikka suht täis, et suurt muudatust minu tegemistes ei toimu ja need pinged oli siin juba aastatega kuhjunud ka ja viimased 2 aastat olid nagu eriti rasked ja see oli lihtsalt, ma arvan, et kas nüüd õige hetk, aga see oli hetk, kus ma pidin selle sammu astuma. Mis on sinu tulevik, et ma ise loodan, et ja kõik loodavad, et sa jääd ikkagi korvpalliga seotud ükskõik mis nurga alt, et oled sa mõelnud vaikselt edaspidisele elule ka, et mis sa tegema hakkad või mis sa tahaks teha? No olen jah, sellest on nüüd möödas küll 3 päeva viimasest tööpäevast, aga juba midagi peas keerleb ja mõne inimesega isegi on tegelikult vesteldud või õigemini minuga on vesteldud, on helistatud ja ka vastupidi suunda on olnud, et ma tegelikult olen ikka seda meelt, et ma peaksin kõigepealt välja puhkama, täiesti välja puhkama selle, nagu ma ütlesin, kõva ketta tühjaks laadima ja siis on need otsused või siis nägemus ja motivatsioon kindlasti teine kui täna hetkel, kui ma sinuga räägin, et ma ei pruugi olla adekvaatne. Siin hallis sa pead ikka jätkuvalt käima, sest sul endal poiss mängib ju korvpalliklubis, et korvpalliga jääd sa nii või naa seotuks ju? Jaa, mul kusjuures mõlemad mängivad korvpalli, et jah, ma jään, kindlasti jään ja ma jälgin kindlasti väga helan kaasa ka kogu sellele protsessile. Aga mis sa arvad, kas sellised ajad siia Tartusse veel tulevad tagasi, et meil on tippmängijad, kes on mänginud NBA-s või NBA lävele jõudnud, me mängime mõnes suures sarjas Final Fouris, võtame ära järjestikku Eesti meistritiitleid. Kas sinna on veel palju vaja oodata? Kas need sinu hinnangul tulevad tagasi, mis sa Tartu korvpallisõpradele ja fännidele ütled? Mina küll usun, jah. Ma olen selline natuke loomult optimist ka ja ma nagu ütlen, et põlen ka kogu aeg ühest otsast, et mina usun seda ja see sõltub väga hästi palju tegelikult kogu sellisest kontseptsioonist, kuidas edasi minnakse. Võib-olla mõned vaheastad tekivad, aga kusagilt tuleb ikka need samme tegema hakata, kui sa tahad tipus olla, et sa ei saa lõpuni olla kuskil vegeteerida lihtsalt, et olen või ei ole ja see eeldab muidugi eelarve tõstmist. Ma ütlen veel kord, läbimõeldud kontseptsiooni, tegevuskava, turundusplaani, meediaplaani. See on
tegelikult see on tööd on nii, et oma jagu, aga mõtled, võib-olla peabki selleks ka üldse välja puhkama, et saad otsa vaadata ka sellele, mida saaks veel teisiti teha, kui üldse tekivad sellised võimalused. Aga mina usun sellesse, jah. Eestis on ju tegelikult päris huvitav põlvkond noori, kes täna mängib ka välismaal ja mingil hetkel on loota või on oodata, et nad pöörduvad ka tagasi koju, aga see jällab jällegi koduse korvpalli teatud taseme tõusu või siis vähemalt professionaalsuse tõusu jällegi ja et sealt annab edasi minna. Aitäh, Meelis, sulle siis veel kord nende aastate eest ja loodame sind siis siin saalis ikka näha, hoolimata sellest, et sa enam Pintsakuga meeskonna kõrval ei seisa. Aitäh, ma hoian pöialt, fännidele ka, midagi kõik vastu. Küll see rokk ka tagasi tuleb.